Head keskkonnahariduse omandamist. Geograafiaõpetaja Elli Altin jagab töötoas kogemusi mulla uurimisest erinevas vanuses õpilastega. Mina olen paadunud geograafiaõpetaja, et kui ma möödunud aastatuhandel sinna Kilingi-Nõmme tööle läksin, siis minu töökabinet on siiamaani sama ja ma loodan sealt ka pensionile minna. Ja nagu ikka õpetaja peab kõike ju tegema, siis aeg-ajalt olen jõudnud 11-3 teha ja jõudnud siis selle mullani. Et tegelikult ma ei ole mingi mulla uurimise spetsialist, aga lihtsalt seoses sellega, et me oleme ka Globe'i kool ja Globe'i laagris olen tulnud mulla uurimisrühma juhendada, siis ma isegi julgesin Ameerikase pakkumise vastu võtta. Ja ma siis räägiks mõningaid mõtteid või oma kogemusi mulla uurimiseks, et samamoodi võite teie siin küsida, täiendada, et kuidas siis koolis, nii või naa tuleb mõnda ju õpetada, et kuidas siis koolis saab seda erinevatel viisidel teha. Et aga võib-olla, kui te lubate, siis ma istun, et siis me oleme kõik ühes olukorras. Ja kõigepealt enne, kui ma rääkima hakkan, et võib-olla annaks teile nüüd hästi lühidalt sõna, et te ütlete, kes te olete, ma mõtlen just erialalt ja siis ma tean võib-olla paremini rääkida, et näiteks eelmises grupis selgus, et seal ühtegi geograafi ei olnud. Nii et palun, äkki lühidalt tutvustada. Pärnu kesklinna lasteaed, õpetaja. Olen õpetaja ja loodusained, geograafia puhukas isesest. Mina olen loodushuviline ja põhiliselt nii. Mina olen loodusmaja pensionär. Välja teenitud aastatel. Aga huviala on mul seened ja botaanika ja ornitoloogia ja nii üht, teist ja kolmandat. Loodusmaja õpetaja, lihenoloogia. Mina olen Põhma lasteaiast õpetaja. Mina olen Pärnu loodusmajast matkaringide juhendaja. Mina olen FIE ja bioloogia õpetaja. Mina siis panen punkti, olen geograafia õpetaja gümnaasiumist. Nii et üks siis seltskonnas veetakse hilja. Nii siis lähemalt. Kõigepealt, kui midagi uurida, siis tuleks alati enne püstitada küsimused, mida, miks. Ma toon ühe näite, kunagi oli pärast Globe'i laagrist tulemist järgmisel hommikul, ma mõtlesin, et ma magan nüüd hästi kaua, et 3 päeva väsinud. Enne kella 8, mul 3 last ukse taga, et õpetaja, andke meile mingeid mõõteriistu, me tahame midagi uurida. Ja siis ma ütlesin, et lapsed, minge nüüd koju magama ja kui teil tuleb tõsine huvi, tulge homme veidi hiljem tagasi ja siis arutame, mida uurida. Et tegelikult tuleks enne uurima minekut ikkagi teada, mida ja ei ole nii, et lähen kohe nüüd välja ja hakkan mulda uurima. Ja sellepärast siis kõigepealt alati peaks eelnema mingi teoreetiline õppus ja aru saama, et mis mõttega ma seda teen, et mõtted või tasud ole siin maailmas vaja teha. Nii et mida üldse võiks uurida mulla puhul? No kõigepealt mulla horisont ja nende omadusi, mulla horisont, kivimil on kihid, mullal horisondid, see tähendab seda, et rahvakeeli öeldakse nende kohta ka kihid. Struktuuri, tekstuuri ehk koostist, millistest osakestest, mis materjalist, kui suured ja nii edasi. Mulla, edasi juba, kui on veidi vanemad lapsed, siis võiks kindlasti juba mõõta konkreetselt mulla pH-d, karbonaatide ja siis NPK ehk lämmastiku fosfori kaaliumi sisaldust. Päris põnev on uurida, kuidas muld soojeneb ja jahtub erineval ajal eri kohas. Ja muidugi pinnamood, kui ei ole just lahustasandik on mõnigi nõlv, siis võiks uurida ja seda nõlva peal üleval ja allpool olevat mulda. Ja maakate tüüpe, sest muld mõjutab ju kindlasti seda, kuidas kasvavad seal taimed ja veel 1000 muud võimalust. Nii, kõigepealt siis tuleks, enne uurima hakkamist tuleks asjaga tutvuda natuke ja püstitada uurimisküsimused. Siin on mõned näited uurimisküsimustest, näiteks kuidas mõjutab mulda pinnamood. Sama näide, et kui on mingi nõlv, mida järsem seda parem, muidugi ta peaks olema looduslik, mitte tehisküngas.
Siis saaks võrrelda üleval nõlva peal, all jalamil ja erinevused on ikka väga suured. Nii seosed mullaomaduste ja maakatte tüübi vahel ehk siis miks näiteks ühes kohas kasvavad või kui samasugune tasane pind on ja samasugune kliima, miks ühes kohas kuused kasvavad paremini kui teises, et jällegi mulda uurides saame tõele lähemale. Nii, kas ja kuidas maakatte mõjutab mikrokliimat? No mikrokliima on selle koha kliima ja nagu öeldud, kui mullast minna edasi maakattele, metsad, niidud, millised metsad, siis see omakorda edasi saab minna mikrokliimale ja saab tegelikult teha üsna kompleksset uurimist. Nii, kuidas erinevad mullad erineva maakatte, mulla ja maakatte seosed on nüüd loodusliku maakatte haritud maa puhul, et kui nüüd on võimalik teha neid kaeveid või puuriga võtta näiteks põllul, aias, metsas, kus inimene ei ole sonkinud ja jällegi võrrelda tavaliselt põllul ja aias on need ülemised horisondid kõik segi pööratud ja on hoopis teistsugune pilt. Või kui inimene on sinna midagi juurde toonud, eks ju, väetisi, kompostisõnnikut. Nii, ja mulla temperatuur, kuidas see siis muutub, näiteks mõõta erinevas kohas, erineval ajal või samas kohas erineval ajal, siis jällegi kevadel, sügisel eriti huvitav. Noh, kõige lihtsam asi oleks ikkagi võtta see mullakaeve. Kes seda teha ei saa, siis võib puuriga ka võtta ja see kaeve ei pea on alati sügav, aga minul on õnneks selline koht metsaskooli territooriumil, kuhu mul kunagi kaevasid poisid 2-meetrise augu. Mina ütlesin, minge tehke sinna üks selline, et oleks vähemalt 3 horisonti näha, andsin labida ja kui mida sinna nägin, siis läksin, siis nägin, et auk oli selline, et kui mina sisse läksin, siis pea ei paistnud välja. Nüüd on see auk muidugi varisenud aega. Siis kui jälle tuleb see aeg kevadel sügiseks, ma lihtsalt teen seda profiili, puhastan ja liigun lihtsalt edasi. Et see on üks näide siis meie koolimaja tabusest ühest mulla profiilist, mida siis ma ütles praktiliselt kõik lapsed, kes meie koolis on käinud, on mõne korra või ühe korra, kui nad just puudunud on korduvalt, siis võib-olla ka mitte näinud. See profiil peab olema suunaga lõunasse ja põhjus, no te teate miks. Päike paistab peale, lõuna poolkeral peaks olema suunama põhja, et siis on parem vaadata. No mida siin siis uurida saab? Olenevalt jälle sellest, kui vanad on lapsed, kui palju aega on. Üks selline lihtsamaid uurimise võimalusi oleks kohe võtta joonlaud kätte ja hakata mõõtma või mõõdurilt. Mõõta siis nende horisontide süsedust. Kui ei oska nime horisondile anda, siis horisonte on võimalik eristada väärtuse järgi. Ümber selle mulla profiili on võimalik mõõta temperatuuri. Siin kohe nüüd edasi vaadatagi, siis siin laua peal on 3 mulla termomeetrit. Võitegi kohe vaadata. Üks on seal pikk, seal on see 3 on veel nagu lihatermomeeter. Et nende termomeetritega siis saab mõõta mulla erinevad sügavusel, mingi maast torgata 5 ja 10 sentimeetri sügavusel mulla temperatuuri. Ja kui siis nüüd näiteks see pikem termomeeter võtta või rappa minna, siis võiks selle kaasa võtta, sellega saab rabase sügavamalt mõõta. Ja loodusmaja oma, sellist ei olegi. Kui nüüd temperatuur muutub kevadel, sügisel ja jällegi nii värvust. Värvuse puhul on muidugi jälle erinevaid võimalusi, kas lühidalt kirjeldada või siis värvuste raamat on olemas selle juurde edaspidi. Siis kivide juurde sisaldust, kas siin mulla profiilis erinevates horisontides on neid või ei ole neid. See siis kirja panna. Lõimis on siis mulla kivimine koostis ja seda võib mõõta koha peal ja seda võib mõõta määrata õigemini ka pärast. Et edaspidi siis ma räägin lähemalt. Struktuur, millised need osakesed on. Siin on mul nüüd 2 binokulaari alla pandud nüüd mulla osakesi, mida võib siis, kui sisse lülitada, vaadata lähemalt suurendatult.
nii vabade karbonaatide olemasolu ägika peale valamisega ja ülejäänud asjad võib teha hiljem, võtta mullaproov ja määrata siis hiljem. Nii, kindlasti üks mõte on võrrelda erinevaid profiile. Me oleme võrrelnud metsas ja niidul või ka erinevas metsas. Koolimaja lähedal on olemas ilusti selline männimets, vasakpoolne profiil, aknapool ütleme, ja teine on siis seal samas lähedal niidul, et nad erinevad ikka üksteisest väga palju. Üks asi, mida lapsed esimese asjana ütlevad, kui nad ei ole veel mullaga tuttavad, et siin ei olegi mulda, ütlevad selle metsaprofiili kohta, sest nad teavad mullaks reeglina ainult ruumuse horisonti. Ja siis, kui nad on ikka mõne korra vaadanud, siis juba saavad aru, et muld ei ole ainult ruumus, et mullas on palju erinevaid horisonte. Nii, kindlasti koos mullaga tuleks uurida maapatet, milline, kas on mets, niit, milline mets ja muidugi jälle, kui nüüd teiste ainetega siduda, siis väga hästi saab bioloogiaga siduda selle maapatte uurimist, määrata nüüd ära, millised liigid seal kasvavad, otsida võib-olla mullaloomi. Palju mõõtmisi saab matemaatikaga seosed, puid saab mõõta, ümbermõõtu kõrgust. Kui mõni väga järjekindel on, siis võib ta ju tulla 5 aasta pärast tagasi, mõõta see sama puu üle sama kõrgelt, vaadata, kas on kasvanud, lehtpuude puhul võib-olla isegi märgatav ja nii edasi. Et siin on hästi palju võimalusi. Ja muidugi tuleks koht alati täpsustada, kaardistada, keprisid, koordinaadid mõõta. Siin siis lähemalt sellist asjadest. Mulla temperatuuri mõõtmisest ma juba rääkisin, et on erinevad termomeetrid. Noh, kusagilt ikka leiab neist Totalist, leiab neid termomeetrid, see üldse mõtteliistu. Ja minu arust on huvitav mulla temperatuuri mõõta kevadel ja sügisel. Ja jällegi enne püstitada hüpotees, et kus on soojem, kas 5 centimeetri sügavusel või 10 centimeetri sügavusel. Ja siis minna ja kontrollida. Ja kevadel lastel on nüüd meeles, sügisel oli nii, kevadel on võib-olla vastupidi. Nii et jällegi see, ja kui võtta nüüd näiteks minna samal ajal ja mõõta mitmes kohas seda mulla temperatuuri, tekib kohe küsimus, et miks selles kohas on muld soojem kui teises. Noh, olenevalt jälle liivane muld soojem kui kiiremini kui savine. Nii et temperatuuriga on ka palju selliseid ülesandeid võimalik teha. Nii, mulla värvus. Nagu öeldud, tuleb värvus panna kindlasti kirja sõnadega, et kas ta on siis punakas, pruun, allikas, mis tahes. Aga on olemas ka veel veidi keerulisem võimalus, kui kellelgi on olemas mullaraamat. Minul on see mullaraamat tänu Globi programmile, ega ma osutus ei teagi, kust neid saab, aga siin võite seda siis vaadata. See mullaraamat näeb siis välja selline, kui mul ei olnud veel mullaraamatut, siis ma üritasin endale seda teha. Ma läksin kauplusse, kus müüdi värve ja küsisin endale sealt, kas teil ei ole mõnda vana maha kantud värvikataloogid ja siis ma üritasin endale teha ja mul oli isegi mõned täpselt samasugused õnnestus. Laenasin selle raamatu ja põhimõtteliselt on, kui seda raamatut ei ole, siis on võimalik isegi leida need värvitoonid ja nii-öelda teha endale see mullaraamat, aga tekib küsimus milleks. Et kui sa niisama seal koolis uurid ja lausa ei tee mingit teadust või klubi mõõtmisi, siis ei ole see ka oluline. Nii, loomulikult on tähtis, millistest osakestest muld koosneb, kas liivast, savist. Savi on kõige väiksemad, liiv kõige suuremad, sest osakeste suurusest oleneb ju see, kuidas liigub mullas vesi, kui palju on õhku, kui tihe on muld ja kõik, kuidas toitaineid omastatakse. Nii, tekstuur ehk lõimis. Lihtsamini öeldes on see mulla kivimiline koostis, et siin on lõimis ja kolmnurk, selline lihtne kolmnurk, et kui palju on mullas nüüd savi ja kui palju liivaosakesi. Savised mullad, me teame, on tihedad, niisked, rasked, aga viljakamad ja liivased jälle vastupidi, kerged, soenevad kiiremini ja vähe viljakamad.
ja noh, kui on oma isiklik maa, mida uurida, siis on ju ka oluline seda teada. Ja muidugi siin siis on ka keerulisem variant, lõimise kolmnurk, kellel on sügavam huvi, tükk aega peab muidugi mõtlema, et sellest kolmnurgast aru saada, aga siin on nüüd nende kivimi osakesed erinevad, et kui palju sisaldab ühte või teist osakest, vastavalt sellele me võime siis veel täpsema lõimise määrata. Lõimisest oleneb ju mullas küllaltki palju. Nii, struktuur ja kehitus. Jällegi siin on võimalik siis binokulaari all pärast ka vaadata ühtene struktuuri näiteks teist. Et erinevad suurusega osakesed, erineva kujuga osakesed. Noh, meie kandis on seal kahjuks või õnneks, pigem kahjuks üsna ühekülgne struktuur. Kuna lähtekivimiks on peamiselt liiv, siis meil on enam-vähem sellise struktuuriga mullad. Aga näiteks Põhja-Eestis, kus on lubjakivi, seal võib leida selliseid muldi. Siis kivide sisaldus on üks asi, mida võib sõnaga määrata. Kui seal väljas vaadata seda mulla horisonti, siis tuleb kindlasti ära märkida, et kas kive on vähe, palju või neid pole üldse. Aga hoopis põnevum on määrata ära, mitu protsenti on kive. Selleks võib võtta ühe anumana, näiteks mul on laua peal mõned silindrikujulised anumad, panna see mulda täis. Ja nüüd kas mahust või kaalust olevat, kui me soovime mahuprotsenti määrata, siis tuleks võtta sõe. Kivi on siis 2 millimeetrise läbimõõduga või suurem osake ja sõeluda muld läbi, mis sõela peale jääb, need on siis kivid ja määrata nüüd kivimite ruumala. Seosfüüsikaga sobib väga hästi vanema klassi õpilastele, et selleks ei ole eriti midagi vaja, nooremad lapsed ei pruugi teada pi-tähendust ja ei pruugi teada valemeid, aga kui nüüd vanemad teavad seda, siis nad mõtlevad välja. Siin on üks näide klubi laagrist, kus oli meil võistluslik moment. Seal on niimoodi, et on üks võistkond, kes siis teeb kõike koos hommikust õhtuni. Ja ülesanne oli ühe hästi korrapööratu kivi ruumala mõõta ja panime neile sinna valmis asjad. Kõigepealt see silindrikujuline nõu, ämber veega, joonlaud ja rohkem ei olegi vaja. Aga igaks juhuks on siin üks mõõtesilinder segadusse ajamiseks, seda ei ole üldse vaja. Kuidas teie kivide ruumala mõõdaksite? No ma enne näitasin juba ära, kuidas põhimõte käib, aga kui seda ei tea, siis lõpptulemusena kõik need meeskonnad erinevaid teid pidi jõudsid peaaegu või päris tõeni, aga neid ajas see silinder segamini ja nad hakkasid igasuguseid eksperimente tegema, aga selle kõige juures mulle see ülesanne meeldib sellepärast, et siin on meeskonnatöö ja mõtlemine ja tohutu ajurünnak, et kuidas me ikkagi saame teada ja aeg ette anda, siis tuleb ka kiirustada. No põhimõte on ju lihtne. Mõõdad ära joonlauaga silindri läbimõõdu, raadius on pool sellest. Nüüd paned siia silindrisse vett, nii paljud kivid ära mahuksid. Ja viskad kivid sisse, aga enne mõõdad ära veetaseme kõrguse. Või märgid ära õigemini, märgid ära veetaseme kõrguse ja nüüd paned kivid sisse ja see, kui palju vesi tõusis, see ongi nüüd see kõrgus selles valemis. Nii et kui tagasi tulla, siis sul on vaja ainult 2 mõõtmist. Kui palju veetase kõrgemaks läks ja kui palju on siis anuma raadius ja veel üks oluline moment siin, et kui anum on näiteks mingi paksema seinaga, siis kas ta mõõdab seestpoolt või väljastpoolt ja jälle selline kompleksne ülesanne. Minul igatahes see ülesanne meeldis ja ma kasutan seda veelgi. Nii, siis mulla konsistents. Jällegi meil Eestis on tavaliselt sellised pudedad mullad, aga Aafrikas tahes ekvatoriaalses või lähisekvatoriaalses kliimas võib olla selliseid sementeerunud muldi, mida peab siis raiuma andida. Ja nüüd mulla niiskuse määramine jälle hästi jõukohane ülesanne. Siin on laua peal see sama kart
kus on nüüd maapähklid sees olnud, väga hea õppevahend. Et mina küll ise neid ei osta, aga keegi kuskil ostab, siis ma võtan õppevahendiks. Et sellepärast on siias põhja tehtud auk, et sina ei jääks tühemikke. Aga muidugi seda auku ei pea olema. Et mulda tuleb siis võtta sealt samast profiilist, jälle seal, kui tõsta see kühvel üles, näevad teised ka seal. Üks mängupoest ostetud kühvel, et kui ei ole spetsiaalselt, siis väga hästi sobib ja sellega võtta ja panna siia karpi, juured, kivid ära võtta ja nüüd kaaluda ära. Karbi võib enne kaaluda, kui korduvalt sama valki kasutada, siis kaal teada. Kaaluda see muld märjalt ära ja nüüd tuleb muld ära kuivatada. Kuivatamiseks on võimalusi erinevaid, kui on mikrolaineahi, siis saada kuivab küllaltki kiiresti, kui ei ole, siis tavalises praeahjus või ka lihtsalt radiaatori peal, seni kui mullakaal ei muutu. Ja nüüd siis saab lahutada märja mullakaalust kuiva mullakaalu ja saab teada, palju mullas on niiskust. No see niiskuse sisaldus on jällegi oluline ju mullas, et kui me võtame näiteks ka eri kohast mulda ja mõõdame niiskuse sisaldust, võib selguda, et seal, kus kuused kasvasid, on muld palju niiskem kui seal, kus männid kasvasid. Jällegi arutelu teema, miks. Nii, ja teine põhjus, miks seda mulla kaalumist, kuivatamist vaja on see, et kui määrata pH-d või NPK-d, siis peab olema muld kuivatatud. Nii vabade karbonaatide olemasolu. Jällegi võtta muld. Nõuete järgi peaks ta olema kuivatatud, aga põhimõtteliselt peame ka seal samas profiili ääres seda teinud, et reeglina meie mullad suvel on kuivatud. Alati peab äädikapet, kui on vabu karbonaate, siis need reageerivad äädikappega ja eraldub süsihappegaas. Lõuna-Eesti muldadel jällegi eriti intensiivselt seda protsessi me ei näe, aga seal, kus on lubjakivi, seal näed ka. Aga võib ju otsida mulla sealt selliseid muldi, kus on neid lubjakivi tükke ja nii edasi. Nii, siis mulla pH määramine. Üks asi, kui jõuaks teha, siis võiks teha, et tuleb võtta võrdsetes kogustes mulda ja destilleeritud vett. Destilleeritud vesi on mul siin kusagil pudelis ja segada. Ja kui on siis pärast settida lasta, kui on settinud, siis nii nagu veel ikka määrata pH. Lõuna-Eesti mullad tavaliselt on nõrgalt tappelised, Põhja-Eestis on siis kindlasti üle 7. Nii, mulla NPK loomulikult, kui me tahame teada näiteks oma talu muldi, siis on oluline teada, mis väetist sinna panna ja siin on jälle palju võimalusi edasi uurida, et kui palju ta sisaldab lämmastikku, fosforit, kaaliumi. Näiteks minul tekkis juba ammu huvi, siis kui ma lapsepõlves, et kui minna Rappa marjule, siis rabaservas tuleb murda läbi nõgeste. Miks? Mõne aja pealt sain vastuse, kuhu liiguvad veed madalamale. Ja kui nõukogude ajal väetati põlde hästi hoorega lämmastikväetistega, et siis need väetised nihkusid ka sinna rabaserva ja nõgesed kasvavad nagu mühised. Näiteks. Ja samamoodi, kui kasvatada erinevaid kultuure, siis on ju oluline, mida ühed või teised taimed vajavad, nii et tegelikult see NPK määramine on isegi vajalik. Ja seal on üks karp nurga peal, kui aega jääb, siis võiks määrata, aga seal on tegelikult õpetus sees. Jällegi tuleb seda mulda võtta ja destilleeritud veega teha vastav laus ja seal on tabletid sees, mida lisada täpselt juhendi järgi ja määrata. Nii. Siin on näide mul ühest mulla uuringul töölehe algusest, ütleme. Ja kindlasti on tähtis fikseerida ära, et oleks teostajad, millal, kus, kui võimalik, siis koordinaadid määrata ja ütleme, kui esimest korda minna mulda uurima, siis ma sellest töölehelt kaugemale ei jõuagi, kuigi tundub, et mis see siis on. Ja alles teisel korral jõuame siis võib-olla täpsemalt mõõta ja kõike muud teha. Juba see kohakirjeldus, näiteks veel nooremad lapsed õpivad ju kirjeldama, võib-olla peavad taimi määrama, et leida sealt metsast näiteks määra 10 taime määra kaasa võtta.
ja koha peal muidugi seletada, mis asi on pinnas ja mis on pinnavormil ja mis asend pinnavormil tähendab, et kas ta on nüüd jällegi tasasel alal või nõlva peal või lae peal, et see on niisugune mitmekesine tegelikult, et muld on seotud ju kõikide teiste looduse komponentidega ja seega kõik muid komponente ka vaja uurida. Nüüd see geograafilised koordinaadid, kõikidel koolidel, kus vähemalt 7 klassi on, peab olema GPS ja võimalus kasutada. Ja fotoprofiilist ja fotoga 4 ilmavaate. Ilm on sellepärast oluline, et sellest sõltub, kas muld on niiske, kuiv, pilvede tüübid, kui hästi me seda mulda näeme seal, kui on taevas pilves või on selge, on muld eri värvi, kas on sadanud ja nii edasi. Kui on küsimusi selle töölehe kohta või ma arvan, et see on piisavalt selge. Nii, siis veel on võimalik seostada Maa-ameti koduleheküljel oleva mullavaardiga ja ma koostasin näiteks sellise ülesande, et enne on lapsed käinud ikka kaardiserveris, ma arvan, et geograafia tunnis ja need leiavad üpris hõlpsasti üles selle Maa-ameti geoportaali ja siin on näiteks üks konkreetne koht, võib ka mõne teise panna ja siit on võimalik, ma võtan siis selle sama lahti ja konkreetselt vaadata mõne kas või oma kodukoha muldade kohta, kui keegi tahab nüüd uurimistööd teha, siis siin on üsna palju materjali. Näiteks ma võtan siit nüüd ühe teise koha. Ma võtan nüüd oma selle kodukoha ja võtan siis nüüd siit, valin selle mullavaarti. Jah, muidugi on nii, et kui lapsed on korraga arvutiklassis, siis läheb hästi palju aega enne, kui see kõik jõuavad selle kaartini, aga samal ajal võib selgitada. Väga hea, sain mulla kaarti, mis siis, või see ütleb mulle mitte midagi, eks. Võin suurendada, vähendada, näen nüüd, et mul on sellised mullad. Edasi järgmine võimalus on teha infopäring, lõpsates selle soovitud mulla peal, oletame, mul on siin aiamaa, tahan teada, kas see muld ikka sobib. Ja näed, siin tuleb nüüd infot, mis eriti palju mulle ei räägi, aga ma saan teada, et õinis on liiv ja siis mulla nimetuse saan ka teada. Aga nüüd siin all on viide. Lõps on viite peal ja siis tuleb mulle milline materjal uurimistööks. Otsin siit, mis mind huvitab, kõige lõpus on siin legend. Ja siit saab siis teada, mis muld mul on ja kui tahan, siis otsin selle mulla kohta üht-teist huvitavat veel. Mul üks küsimus. Jah. Mismoodi see kaart nüüd siis tehtud on, keegi on käinud kõike seal sorkimas seda maad või on see mingi satelliidi pealt kuidagi mina arvan, et ikkagi on see tehtud niimoodi, et on seda mulda niimoodi valikuliselt uuritud ja siis ma arvan, et sama maakatte võib-olla on pandud siis sama mullana, et mina ei ole spetsialist, mina selles mõttes ei oska öelda, aga ma usun küll, et seda võib Maa-ametist küsida, kuidas nad täpselt seda tegid, aga minu arust need mullauurijad ikka käivad ja teevad võtta proove, et... Olete kontrollinud ka, kas ta nagu vastab ka selles, mis reaalselt ka niimoodi? Ma muudki teha, kui seda kontrollida, ma muuseas õpetaja koolis õppilas. Kõik, mida ju sinna panna. Aga see on nüüd hea mõte uurida ja kontrollida seda, et see on uurimistööks väga selline mõttekas ja minu arust ka, kui õpilased tahaksid uurimistööd teha, näiteks kui neil on oma talu, siis see on hea mõte, et võtadki nüüd selle kaarti lahti ja hakkadki nüüd nendes kohtades, siin on koordinaadid on ju siin olemas, ja hakkadki nendes kohtades kontrollima, et kas ikka on niimoodi, et terve see ala on ühesugune mulla. Tead mõned võtad mullapuurid, et mõned proovid ja
ja võib-olla selgub, et siin keskel on hoopis mingi muu laik või need uurimise võimalusi kui palju. Jah. Nii, siin oli siis mul näide selle kohta, et kuidas võiks õpilane leida, et sellega nad saavad üldse hakkama. Õpilased saavad kahjuks kiiremini hakkama, et mina näen vaeva, teen kodus neile ülesannet võib-olla 2 tundi ja nemad on 30 minutiga valmis ja ütlevad, mis nüüd saab. Et selles mõttes nad võivad olla päris usinud. Nii, siis veel, kui meil nüüd aega on 27, mis kell see lõpp on, 40 või. Et võib-olla veel, mina olen ikkagi sellest põlvkonnast, kellele meeldivad raamatud ja seesama raamat Laua peal Eesti mullad, Rein Kask on minu jaoks selline, kui mullast saab midagi teada, siis ma võtan selle raamatu ja vaatan. See on jällegi tänu Kluubile. Siis üks koht, kus saab infot, on ikka seesama Kluubi kodulehekülg. Seal on hästi palju infot igasuguses keeles, eesti keeles, inglise keeles ja muudes keeltes ka. Ja kui siit Kluubi mullad lahti võtta, siis siin on võimalik leida 1, 2 ja 3. Ja muidugi siin on ka koolid, et kes teevad või vähemalt on teinud, et siis võib nende kogemuste saamiseks pöörduda nende koolide poole ja Viljandi õpetajad võiksid julgelt Tiiu Ehrenpreissi poole pöörduda, tema on töötanud selle ajal. Siis veel, kui on kui on soovi saada täpsemaid juhendeid, sealt Kluubi koduleheküljelt jõuab selle juhendini lõpuks välja, siis on seal eestikeelseid ja ingliskeelseid juhendeid ja need samad joonised näiteks, mida ma siin ka enne näitasin, on osaliselt sealt pärit, natuke läheb jälle aega. Nii, siin on siis näiteks palun väga ilusti kõik eesti keeles ära kirjeldatud, kõik need mõisted, joonised võite endale siit välja printida. Lõimise 3 eriti huvitav, soovitan. Ja niimoodi saab siis infot. Nii, seda ma juba näitasin, Maa-ameti geoportaali. Ja muidugi on kindlasti palju võimalusi ja nagu ma ütlesin, ei ole mina mingi mulla-spetsialist, mina olen lihtsalt asjaolude sunnil mullaga tegelenud ja minu arust on muld päris huvitav teema, et lapsed ka ütlevad alguses, et muld on igav, aga pärast seda, kui nad natukene seal mulla profiili ääres midagi on teinud või midagi, siis nad ei leia enam, et see muld nii väga huvitav või igav praegu. Nii, see oleks nüüd selle teooria poolt kõik praktika jaoks ja kahjuks vähe aega, aga mida ma soovitaks teha nüüd, vaadata siin nende binokulaaridega näiteks seda sama struktuuri. Siis, kui te tahate midagi määrata, siis Kluubiga võib uurida, mul on seal nende topside sees on ühe konkreetse mulla profiili horisondid kõik, siis te võite näiteks proovida mulla lõimist määrata, et siin on vesi, see on küll destilleeritud vesi, aga on vesi ikka, et teha muld niiskeks natukene, nii et mitte üle ujutada ja siis veeretada, kui saab veeretada mullast sellest, ütleme, kuulikese või kerakese, kui ei saa, ta vajub laiali, siis ta on liiv, aga kui ikkagi saab, aga rohkem enam ei saa, vorstiks enam veeretada ei saa, siis ta on saviliiv. Kui juba saab teha sellise vorstikese, siis on juba liivsavi ja kui selle vorstikese veel kringlisse keerata, siis kipub juba saviks minema. Nii et selle keerulise lõimise 3 võite jätta raskemateks juhtudeks, aga lastega võiks teha seda mängimist. Lasteaias liivakastis, eks. Nii tahavad mullaga minna. Ja lähete ühte liivakasti, siis lähete kraavi äärde, võtate sealt ja püüate teha neid vorstikesi ja pallikesi ja võib-olla leiate kuskilt savi saate ringlis ka keerata kraavi põhjast, sest tegelikult ja pärast saab kraavis käed ära pesta. Et tegelikult miks mitte. Vaata, kuulike ja pallike oli kui liiv on siis, kui pudeneb, siis on saviliiv. Saviliiv on
siis, kui saab kuulikese teha, liivsavi on siis, kui saab vorstikese teha ja kui kringli saab teha, siis on juba savi osakesed ülekaalus või siis raske liivsavi või neid variante on hästi palju, aga see oleks selline lihtsustatud lähenemine. Siis kui keegi tahab proovida pH-d määrata, siis on seal äädikas, võite karbi sisse panna siit topsist natuke mulda, valada peale, vaadake kihised. Nii et tegutsege, liikuge, vaadake. Ja siis on laua peal mul mõned tööjuhendid, üks on reaalselt peaaegu täidetud seal, nii nagu ta meil oli. Siin on tühjad lehed. Kui keegi nüüd tahab materjale, siis ma arvan, et see ettekanne pannakse sinna koduleheküljele ülesse ja kui tahate mingeid muid töölehti või mis tahes, siis kirjutage mulle või kirjutage oma aadress mulle kusagile siia paberile ja ma saadan teile. Aga minu meili aadress on, ma võin siia, üks hetk ma võin siia kirja kuskile panna. Lõppu, ütleme. Nii et palun, kui keegi tahab kirjasõpra, siis mina olen valmis teile saatma juhendeid. Öeldakse ikka, et kes oskab, see teeb ja kes ei oska, see õpetab, et muidu koolis oleme. Muud ei oska teha, raha näiteks. Nii, olgu. Proovige nüüd võib-olla midagi veel, küsige. Et MPK-d vist ei jõua määrata, aga muidu seal see karp on olemas ja juhend, ma panin eestikeelse juhendi ka veel peale. Või pH-d tahad, pH määramiseks peab võtma siis mulla ja panema testveega ja loksutama, see võtab ka üsna mitu minutit aega, aga küll jõuavad. Nii et tegutsege, küsige, vaadake. Mis siin on praegu? Siin on lähtekivi. Tegelikult on see liiv. Jah, kui ei näe, siis võib keerata, aga minu arust on liiv väga ilus, kui vaadata suurendusega. Ja siin on mingid sellised muud lubjakivi või mingid muud tükikesed. Lapsed oleks ammu juba siin laua segamini keeranud ja õpetajad on siis hakkab. Õpetajad on jah. Lastega enam seda korrale kutsuma, et ärge päris segamini ajaga. Ei, siis tuleb lihtsalt ära koolitada. Ma olen küll pakkunud, aga lapse tööks keegi ei ole võtnud, aga muid millegipärast kui loodusteemad millegipärast eelistavad järvi uurida. Sest neile tundub näiteks, kes kalapüüdja on, see teeb järvest või üksteist kämmuda järvest ja neile tundub see hund igav ja nad teevad küll need asjad ära, aga nad ma mõtlen, nii ja naa. Et mitte päris otseselt mina ei julge seda saada, meie omad tasemel, mõtte mõne oleks võinud, et kui mul oleks tasemel, ma alati saatsin, aga ma ei julge enam, ma kardan kriitikat. Mul ei ole nii tugevat tööd, et nad ei saata, 2 tükki on olnud, aga ma küsisin nende õpilastega, et kardate väga edu, et te kardate ma ei saada, aga nad ei et selleks peab inimene olema valmis ise ka, et kui te saadad sinna, pärast tehakse maa tasa, koolis saab kiita kõhli ja saad sinna öeldakse, aga sina oled ära kodunud. See oli liiv või? Ei, see on mulla üks horisontidest ja ma arvan, et see on vist lähtekivi ja see on see kõige alumine ja meil ongi seal liiv. Ilus. Ilus. Aga kas sa mõtlen, et liiv ja ka ainult liiv, et ongi mingisugune no kõige tavalisem.
no ma arvan, et see on juba liiv, sest see on lähtekiriv ja see vist on ikka liiv, aga selleks küll teada saada, kas ta on liiv, saviliiv, tuleks võtta sealt sellest kirju vendisega topsist ja märjaks ja vaata, kas saad veeretada seda kuulikest, kui saad, siis on saviliiv. No aga võtta proovi. Destilleeritud vett võib seal võtta, ega ma ilma seda toomasi samas peale võib ka teha. Võib võtta endale kätte seda liiva, natuke rohkem kalada näiteks, et ikka veeretada saaks. Siis võib saad niisutada veega. Ma oleks vist ära pidanud. Ja just destilleeritud vett. Ei pea, lihtsalt ei ole, siin ei ole kraani ju. Kraani ka ei ole. Jõge ka ei ole. Ja kui keegi tahab mõnda mu töölehte, mis välja arvatud täidetud võtta, siis need on saadavad. 2-3 tegelikult on võimalik sealt sellest MTK kaardist võtta sellest efekti ja niisutada sellega kõik ikka. Destilleeritud vett, seda enam ju. Kõik vaatasid, kes tahtsid seda mulla, õigemini jah, see on liiv või saviliiv struktuuri. Pärast võib sellega käed ära võtta, ma lootsin, et ikka kõik sarnavad mäkerdama. No mis te leidsite selle, te pH-d juba määrate või? Me ei ole kindel, et me väga kaua luksutatud meil. No üks, aga mis see praegune näitab? 5-6 vahel. See võib olla küll, sest see on Lõuna-Eesti mullad on ju appelised. Nii nagu lapsed teevad, liivakooli. Pole nii ammu teinud. Mul on meelde tuletada. Nii, tuleb ilusti veeretada 2 käega. Järelikult on liiv. Mitte saviliiv. Kui juba saaks. Saviliiv saaks juba teha kuulikese. Nii et laste ja lapsed hakkavad nüüd mitte enam niisama, vaid nad teevad, vääravad liiva ja saviliiva ja liivsavi ja neid tutvuvad oma emakese maaga. Aga kuidas sellega? Sellel on üks hetk, ta ei tööta hästi, aga tegelikult ta töötab küll. Ma olen taga niimoodi, et ma ei tea, miks ta ühendust ei anna, ta tegelikult töötab küll, näed, kui siia sisse panna ja peale vajutada, siis mis ta näitab? Järelikult ei ole ta korras äkki või? Ei, ta oli õhuses ka hetkel. No ükskõik, põhimõtteliselt ma ei ole seda kalibreerinud ja ma ei tea, kas ta näitab, et ma viimasel ajal olengi mõeldnud selle ühekordusega. Ja siin on jälle oluline see täpsus, et pH-meeter tuleb enne ikka kontrollida. Kasutatud siia. Ei, see on number 4. See on number 4. Karpi võib panna. Mul on need plastkarvid. Ja see on määrest. Ei, kõik võib siia. Oota, millisega sa tegid? See pähklikarp. Kõik siin ei ole. No sellest samasse karpi võib panna. Ega jah. Teist ette seda ei jätta. Mõtle seda, kui liiv ära. Ma võtame neid. Tallalt oli kindlasti rohkem liivasid põlata käärle. See võib kõike panna ja kuidas kujunes. Kuidas kujunes? Kujunes esimesed, kui võiksis olla selle asemel kujunemist. 4. Liiva juurde. Paneme mingit teist sorti veel, siis saame tsementi. Siis paneme kiilud kokku ja ongi juba suitsuagi valmis varsti. Liiv. Aga
aga igal juhul on kellaaeg juba täis, nii et kui keegi tahab veel, võib ju proovida, aga ma tänan teid ussimaksimise eest. Võib pärandada. Töölehti võib pärandada, aga mitte täidetud töölehte, sest see on meil pooleli. Võikski need lehetamise asjad kirja. Läheb meelest ära. Nii liiv oli siis kui pudenes. Liiv kui pudenes. Pallike ühesõnaga. Saviliiv on pallike. Liivsavi on vorstike. Ja savi on kringel. Või ütleme, mis tahes. Siis lõpus on seda rohkem.